No nii, tere hommikust või peaaegu päevast, kell on 11:39. Ma vaatan, et mulle saabus juba Kaitseministeeriumist vastus. Ähm, Ma saatsin teatavasti eile neile kirja, kuna noh, tundsin ennast väga, väga sandilt juba ka füüsiliselt, sellepärast et ma nagu ei saanud aru, kas mind on tehtud tahtevastaselt okupandiks. Ja noh, see ei olnud küsimus, see on ma arvan, et kui me elame võib-olla sellises natukene negatiivses maailmas ja Eestis on kõrgema riigivõimu kandja rahvas, siis okupandiks hakkamine nõuab ikkagi väga tugevat rahva mandaati, palju tugevamat kui see nõndanimetatud homoabielu. Et kindlasti peab olema referendum, kus küsitakse, et kas te olete nõus, et Eesti Vabariik mõnikord okupeerib teisi riike. Ja siis inimesed vastavad kas jah või ei. Ja see oleks nagu selline ausate inimeste mäng. Aga tundub, et seda ei toimunud. Inherent Resolve, eks ju, oli selline väga halli ala operatsioon, kuna hõlmas korraga Iraaki ja Süüriat. Süürias Eesti Vabariigi kaitsevägi olla ei tohi, seal ei ole mingit mandaati seal olla. Kui nad seal olid, siis olid nad kui okupatsiooniväed. Ja kuna kaitsevägi esindab mind, mina olen Eesti Vabariigi kodanik, siis tehti minust tahtevastaselt okupant. Ja mind huvitas teada, ma väga tõenäoliselt olen okupant või üldse olen okupant või kes ma üldse olen, eks inimene peab ikkagi oma identiteedis selgusele jõudma. Sellepärast ma kirjutasingi siis eile selle teabenõude Kaitseministeeriumile ja sain vastuse, ma panen prilli ette kohe, loeme vastust. Tere, edastame kirja vastamiseks Kaitseväele lugupidamisega tühjus, anonüümne isik. Ja siin on nüüd kaks kõnekat asja selles kirjas. Esiteks see, et nad edastasid selle kirja. Küsimus, kas Kaitseministeerium ei tea, mida Kaitsevägi teeb. See on absoluutselt mitte usutav. Sest kui Kaitseministeerium ei tea, mida Kaitsevägi teeb, siis ma ei tea, mis tingimustes me elame, mingis militaarhunta tingimustes või see ei ole mõistuspärane. Kindlasti teavad, aga nad ei vasta mulle. Ja inimene, kes selle kirjutas mulle, ei kirjutanud ka oma nime, mis on ka huvitav kõnekas, sest mis näitab, et tal on piinlik. Sest inimene, kellel ei ole piinlik, kirjutab oma nime. Miks ka mitte, eks ju, ta on Kaitseministeeriumi töötaja, ta on uhke oma töökoha üle, eks ju. Miks sa ei kirjuta umbes mingi sekretär või kes seal neid asju, kes neile kirjadele vastab, eks ju. Aga ei, nime pole. Nime pole ja selline lühikene kiri, mis saabus väga ruttu. Sellise kirja nimi on rahvakeeles kuum kartul. Nad teavad, aga nad eelistavad mitte vastata, sest vastus oleks, see oleks poliitiline vastus. Kaitseministeerium on ministeerium, jah. Ja nad ei taha võtta vastutust selle eest, mis seal vastutuskirjas on. Ja sellepärast saadavad nüüd Kaitseväele. Vaata, mis Kaitsevägi vastab või ei vasta. Kui ilma põhjuseta ei vasta, siis saab jällegi õiguskantslerile või tagasi Kaitseministeeriumisse. Et salastusele vihjamine on selline, ma kujutan ette, et see võib olla midagi sellist, aga ilma põhjuseta ei saa vihjata salastusele. Ei saa nagu seda argumenti kasutada. Ei. Vaatan, et ma olen siin aeg-ajalt neid börsivideosid teinud. Börs on selline huvitav koht, mis on nagu selline absoluutselt reaalsusega kooskõlav olev teema. Et ma eile hakkasin huvi pärast, leidsin prügikassist selle Walter Scotti Ivanhoe tõlke, kas mitte Tammsaare ei tõlkinud seda isegi või? Ma praegu ei viitsi otsida seda või vaadata, aga ilusas eesti keeles oli. Ja seal kohe algus on selline seen, et kaks isikut, eks ju, kes ei ole head inimesed. Üks on selline kloostri ülem, kes on hedonistlik, kes on liiderlik meesterahvas. Ja teine on pühast sõjast, ristisõjast tulnud sõdalane, kes täna mõistuseks juba sõjakurjategija, aga ka selline mitte siidikinnastes isik ja nemad omavahel teevad kihlveo ühe anglosaksi daami kohta, et kas ta on kõige ilusam või ei ole, jah. Ja siis see kihlveo pani mul kohe kulmud väga kõrgele tõusma, sellepärast, et ma ei kujuta ette sellist kihla kui tänapäeval, sest ei ole piisavalt sellist esiteks džentelmenelikkust, eks ju, seda kihlvegu teha ja teiseks ei ole piisavalt reaalsuse tunnetust.
sest inimene ütleb, kõik on nii suhteline ja ilu on vaataja silmades ja hakatakse mingit jama, aga see kihlved oli nagu väga-väga selliste kõrgete panuste peale ka, et ühelt poolt oli selline väga kallis kaelaehe ja teiselt poolt oli terve hulk veinipudeleid Hiiose saarelt Kreekast. Ja kui mõelda, et tegevus on 12. sajandil ja kuidas need impordi-ekspordi teemad tolle ajal toimisid, eks ju, see on nagu luksuskaup tegelikult, isegi rohkem kui luksuskaup. Ja kui see, kes üks neist meestest, kes näeb seda, siis seda daami, tema siis automaatselt ütleb, et ma olen kaotanud kihlveo. No, et see on selline reaalsuse tunnetus pani mul, ütleme, kulmud väga kõrgele tõusma. Praegu ma ütleme, ma ei näe sellist reaalsuse tunnetust näiteks Kaitseministeeriumi poolt, mis on nagu natukene võib-olla häiriv. Ja miks ma börsil olen, börsil on see, et börs on üks väheseid kohti, kus on reaalsuse tunnetus olemas, et sa paned seal täpselt moodi oma kihlveo, eks ju, sa paned oma panuse ja kui sa oled reaalsusega kooskõlas, sa maksad selle eest väga, väga kallist hinda. Et siis ei ole midagi, et mul on mingi teine identiteet või mul on teine nägemus. Muide, see identiteedi teema oli ka seal Aivarhons sees, et kui ta läksid selle anglosaksist isanda juurde, vajusid kontvõõrastuna sisse, siis need normannid, eks ju, need see pühasõdalane ja siis see kloostri ülem. Siis see lossisand ütles, et tema ei taha normandide keelt rääkida, see tolleaegselt siis normandide prantsuse keele variant, eks. Ei taha ka seda segukeelt rääkida, mis oli juba tekkinud, et vahepeal räägivad nagu ühte teist ja mingit, tänapäeva inglise keelega tegelikult ju segu. Siis tema tahab rääkida oma vana keelt ikka. Ja selle peale ütleb siis prior, oli vist see kloostrilane. Tema ütleb, et ei ole probleemi, et mu vanaema oli ka anglosaks ja ma hea meelega räägin oma vanaema keelt teiega. Ja siis ma hakkasin mõtlema, tänapäeval selline, kuidas see tseen toimis. Tänapäeval tahaks mingi, ma olen kahe emakeelega isik ja mul on mingi identiteet ja sellist jama ei olnud tolle. Inimesed lihtsalt ütlesid ära, et reaalsus on. Reaalsus on see, et mina olen, kes ma olen, eks ju. Vanaema oli see, kes ta oli. Liigume edasi, eks ju. Ja börsil on selline jah, et börsil on täpselt samasugune mentaliteet alles. Et näiteks need, kes ei ole reaalsusega kooskõlas, mõnikord tahad börsi enda järgi nagu painutada ja siis nad saavad väga valusalt saavad peksa. Näiteks rohefondid, eks ju, kes läksid rohefondisse, minu meelest on hea ja börs arvas natuke teisiti ja rohefondidega oli väga suur põrumine. Ja ma vaatan, et mu sebra, kes tegelikult, ma näitan sebra mingis videos, eks ju, et ma olen mingi mänguasjaga mänginud, ma tean, sebra on mänguasi, eks ju, made in China ja disainitud Saksamaal. Sebra on sümbol, ta sümboliseerib mind, kellel ei ole hirme ja kirge, kes on selline kergelt ilule ja naudingutele pühendunud loomake. Aga ta on sümbol, kellega ma börsil toimetan, eks ju, sest et ei oleks neid kirgi. Aga siis ma vaatasin, kui ma militaarsebra praegu oleks, siis see nagu üldse ei sobiks, sellepärast et päris sebradega Aafrikas tehti selline katse, et mulle ka koolis õpetati, et kuidas need lõvid ja need kisked, neid sebra kuulas, on väga traumeeriv, mida ma praegu räägin, kuidas neid sebrasid murravad, jah. Et õpetati koolis, et meil on ka hunt, metsasanitar püüab kõige nõrgema, eks ju. Et tegelikult see ei vasta tõele. Kiske ei vaata, kes on kõige nõrgem. Kiske vaatab seda, kes on teistest erinev. Ja nõrgem on tavaliselt erinev ja siis nagu kattub, eks ju. Aga ei pruugi alati kattuda. Ja sebrade puhul tehtigi selline katse, et märgistati mõned sebrad punase sellise värvi jutiga ja nende sebrad siis olidki nagu muutusid lõvide sihtmärgiks. Ja see, ma mõtlen, mu sebra on praegu börsiriietus, tal on see värvilised need kaelakeed, mis on militaartingimuses väga ohtlik sebra. Meil on siin praegu kiri, eks ju, Kaitseministeeriumile, mis on edastatud anonüümse Kaitseministeeriumi ametniku või ma ei tea, kelle poolt Kaitseväele ja sina oled siis niimoodi värviliste keedega siin. See on ju kohe sihtmärk. Sa oled kohe sihtmärk, sa oled teiste sebradega samasugune. Ma võtan praegu sebralt ära tema börsi kaelakeed ja panen need ära, sest sebra ei oleks sihtmärk. Siin on väga kurjad inimesed, käivad Süürias ja teevad igasuguseid asju. Me peame olema ettevaatlikud, eks ju. Sebra on ettevaatlik. Okei, aga jah, sebra on tegelikult mäng, sebrat ei ole olemas. Nii et üks asi, et jah, et kui sa midagi küsid, mida sa ei tohiks küsida, siis hakatakse sinistama hulluks, eks ju. Näedki, mängib mingisugune sebraga, eks ju. Et see on võib-olla hulluse märk, aga ei, sebra on sümbol. Sebra on sümbol. Sebra on parem osa minust. Mitte parem, aga teistsugune osa minust. Sebra on see osa minust, kellel ei ole hirme, kellel ei ole ühtegi kirge, kes magab kuskil puu otsas, lillede vahel, kes rõõmustab väikeste asjade üle, on selline, ja kes börsil on täiesti julm tegelane, sest tal ei ole hirmu. Ta ei karda minna alla ega üles ega kuskile.
nii, olgu, aga aitab jauramisest, jääme siis ootame selle järgmist kaitseväe kirja, kus on võib-olla ka anonüümne ja kus ka võib-olla midagi ei öelda, aga noh, see kaitseministeeriumi kiri on täna väga kõnekas. See suurepärane, see on praegu militaarses seisundis, et see ei ole praegu sihtmärk enam. Ja see näitab, et tõepoolest, noh, minu jaoks ütleb see kiri juba kõnekalt, et Süürias oldi. Aga noh, jääme edasi ootama. Aga suur tänu nagu ikka kuulamast. See praegu tahab kaelakeed tagasi panna. Okei, pärast seda militaarset vestlust ma saasen sul kaelakee tagasi panna. Börsil ei ole ohtu kaelakeega, aga vaata, me oleme siin praegu sõjalistes tingimustes, vaenlase territooriumil võib-olla isegi, sest noh, kui nad okupeerivad Süüriat, siis nad mu sõbrad nüüd küll ei ole, eks. Ja me peame olema ettevaatlikud, Nii, olgu, aga tänan kuulamast. Nagu ikka. Nii, kuidas ma siit jälle välja saan, see on küsimus. Aga välja ma siit saan kuidagi. Nii.